tere, punkarteede siinpool. Liigun ühele üritusele, mis lähedal on. Lähme talgutele, hakkame veekoguse koristama, veekogude äärest koristama prügi, nii et saab näha äkki, kui veab, saan mõned asjad jäädvustada, mis me kõik siit üles korjame. Aga kui kodu lähedal juba selline üritus on, mida tavaliselt väga tihti niisama prügi korjamas ei käi, siis võib ju täitsa osaleda, et keskkonda parandada, nii et näeme. No nii, talgud läbi. Tore, et sõber, kelle tõttu sellest üritusest teada sain, tuli ka koos oma sõbrannaga ja tegime üpris pool Anne kanalit jõudsime ära teha ja väga siuke mõnus tegevus ja kuidagi nii hea tunne on, et sai pisut midagi, et kui on vaba päev ja sai midagi sellist teha, nagu et muidu on lihtsalt tavalised päevad, et väga palju asju leidsime, ikka mitu kotitäit sai täis ja pluss veel kõigi teiste omad ka. Ikka väga palju, kui alguses oli väga palju neid valgeid kinnitusi, mis on kas leivapakkidel ja siis leidsin ka veel keegi oli vist pudelilt või purgilt, ma ei tea, näiteks Pepsi või midagi oli ära tõmmanud, lahti teinud selle ja siis ilmselt siis nii tugevalt tõmmanud, et katki oli läinud. Ja väga palju muud asju, leidsime igasuguseid potte, hästi palju kilekotte, saapaid ja 900 diski rõngast, mida saab visata. Ma oleks nagu oodanud, ainuke pettumus, mis mul on see, et need inimesi peale minu oli veel ikka mingi üle 10, mingi kuskil 10-15 vahel vist oli ja isegi natuke rohkem, aga ikka oleks nagu oodanud, et rohkem, et ma küsiks, et kus teie olete, siis miks teie vabal päeval tasuta üritus saad keskkonna jaoks midagi teha, aga mitte keegi ei tule, et selles mõttes mul hea meel, et ikka oli, et ma ei olnud ainuke, kes tuli aga nagu oleks oodanud rohkem inimesi, et väga mõnus jällegi, eks see pisut vees solberdamine ja nende asjade togumine teeb pisut märjaks ja võib-olla igasugust haisu lõhna tuleb, aga isegi ühe äädikale kallasin välja vist mingi vana äädika ja just mingi vaiba leidsin ja saapad ja keegi oli isegi koeraga oli jalutamas käinud, aga selle asemel prügikasti visata oli selle, mis seal oli hoopis jätnud tuppa või mitte tuppa, muru peale. Et ikka väga palju asju. Ma oleks ju tegelikult oli plaan, et ma teen igast asjast pilti, mille ma leian aga kui ma oleks edasi teinud, siis me ei oleks kuhugi jõudnud. Aga väga tore oli see, et ilm oli üpris ilus, et oli küll jahe, aga ikkagi vihma hakkas alles siis tulema, kui meil juba läbi oli ja väga mõnus oli, et Anne kanali äärest on nüüd pisut ikkagi puhtam ka ja siis muidugi kõik hakkavad uuesti äkki lagastama ja suitsukonid ja kõik mis asjad. Ikkagi see oli väga mõnus selline õhtune tegevus, ja mida vabal päeval teha, et ma läheks hea meelega veel äkki, kes teab, äkki saab siia YouTube kanalile veel kord mõni video, kus sellist kõkutamist või ehk kõnni ja kummarda või selliseid talguid on, et mina igal juhul osalen väga hea meelega ja kutsun teid ka üles ikka olema, sest ikka keskkonna eest tuleb ka ikka hoolt kanda. Et ja pluss oli hea värske õhu tegevus, et ikka parem kui toas passida telefonis või arvutimänge mängida, mida ma arvan paljud selle asemel teevad. Aga ei, see oli väga tore tegevus ning mul on väga hea meel, et ma selles osalesin ning loodan, et mul õnnestub seda ikka kunagi veel teha ja hea meelega läheks uuesti. Kui ma hakkasin seda videot kokku panema, siis tuli mul üks idee. Ma saatsin sõbrale, kellega koos sellel talgutel osalesime ja teeme 3 küsimust, millele mõtlesin, et nad võiksid vastata ja nad vastasid, need on video all kirjelduses, aga vastangi ise. Et võib-olla rohkem inimesi nendel talgutel osalema kutsuda, juhul kui neid tuleb. Esimene küsimus.
kas olete varem osalenud keskkonnahoiu või prügikoristustalgutel? Kui jah, siis mitmendat korda see teil oli ning kas plaaniksite ka edaspidi osaleda? Vastan ka ise. Teiste vastused on all kirjelduses. Minul oli see vist teine kord, et esimene kord oli gümnaasiumis, kui oligi siuke keskkonnahoiupäev, et saime kodust võtta prügikotid, kindad kaasa ja vist koolis sai ka pisut ja siis läksime Türi linna peale koristama. Hiljem tulime gümnaasiumi juurde tagasi ja panime kõik ühte kohta kokku. Et minu jaoks oli see nüüd teine kord, ma arvan. Aga samas võiks öelda, kui mul on vahetevahel, kui mul näiteks kindad käes on või midagi on käes, millega võtta, siis ma vahetevahel mõne väikse asjaga ajal, kui linna peal korjan ja prügikast lähedal on ja näen, et näiteks, ma ei tea, mingi pakend, näiteks, ma ei tea, leivapakend on näiteks maha kukkunud, siis kergelt siukse kerge lükka võib ikka teha, et prügikasti visata, et muidu ma iga päev muidugi prügikotiga ringi ei käi niimoodi, et ma muidu korjaks. Sest ega sa ei jõua seda tervet linna ega kõikjal ka ära koristada. Aga vahetevahel mõne väikse asja võib ikka panna, et minul oli see teine kord nüüd see üritus ja aga nagu ma ka ütlesin siin juba varem selles videos, et mina plaaniksin kindlasti veel osaleda, ma ilmselt üpris palju asju kordan nüüd siin nende küsimustega, aga mis seal ikka kordamine on tarkuse ema. Aga mina osaleksin hea meelega uuesti, et see oli väga siuke ikka mõnus tegevus, värske õhu käes ja kindad käes, sai võisid ka vees solverdada kummikutega ja käia üritada võtta välja asju ja kotti panna ja ikkagi loodust ja keskkonda puhastada, et selles mõttes see oli kasulik ja samamoodi sai ka uusi tuttavaid ja ma ei tea küll, kui palju ma sain, aga ikkagi oli tore sedasi üheskoos teha sellist asja ja siis pärast kõik lokku lugeda, kui palju kotte me saime ja kõik. Aga võtta, et selle tõttu ma kindlasti osaleksin veel, kui tuleks. Ja kui mulle vaba päev on, tol hetkel oli mul vaba päev ja see oli palju parem kui kodus istuda niisama. Teine küsimus, mis oli selle ürituse kõige meeldejäävam kogemus või hetk teie jaoks? Mul oli neid palju mingi, ilmselt ma kordan ka neid, mida võib-olla teised vastasid, et ikka see, et kui me hästi palju neid kettaid leidsime ja siis oli niimoodi, et neid oli juba mitu tükki leidnud ja siis teine veel mõtles, et rohkem ilmselt pole, aga siis leidsin mina jälle, mõtlesin, vaadake, mis ma leidsin. Ja siis ma leidsin ka kuskilt põõsast Ane kanali äärest ja siis veel ka see, et läksin kuhugi, vaatasin, et mingid paar kollast paberilipakat on maa sees, mõtlesin, mis seal ikka läheb, võtan ära, läksin, hakkasin tõmbama, tõmbasin terve rähmas koti välja sealt. Et väga palju ja siis vahepeal ühe korra läksin vee äärde, mõtlesin, väike, et natukene asju, siis vaatasin, issand jumal, terve hunnik oli asju vee sees, kotte, igasuguseid asju oli, ma jäin sinna ikka mingiks 5 või 10 minutiks, kui ma neid sealt ära võtsin ja kotti panin, et neid oli ikka väga palju. Ja selle kõige puhul mulle mingi muudkui liikusime seal ja siis hiljem siis, kui panime asju auto peale, ühel organiseerijal oli, siis vaatasin ka, et mul oli üks puuoks ka jäänud prügikotti sisse, kuidagi olin pannud vist kogemata ja siis see oli koti pisut katki teinud, midagi polnud välja visanud, aga ots oli väljas, oksa ots oli väljas ja siis oli raske kotti panna. Et igal juhul seal oli väga palju erinevaid hetki, mingi päris palju laste mänguasju leidsime, inimesed lähevad randa, lapsed lähevad nende asjadega vette ja siis tulevad välja ja siis unustavad need sinna, sõidavad minema ja siis need uhuvadki, ma ei tea kuhu kõik vool viib need. Et vaadake ikka, võtke ikka kõik asjad kaasa, mis teil seal on, kui te randa lähete. Pärast peate muudkui aga jälle uusi ostma. Kui samas, kui vanad on olemas, lihtsalt unustate nad maha. Kolmas küsimus, miks teie arvates tasub sellistest üritustest osa võtta?
no just täpselt selle, mida ma siin olen ka juba öelnud, et esiteks sa saad uusi tutvusi, võib-olla vanade sõpradega saad kokku, kellega pole ammu saanud, kes ka selle keskkonnahoiu teema on südames. Lähete mõnusalt, naudite värsket õhku, isegi kui tuul on pisut jahe ja ilm oli jahes ja vihm hakkas hiljem sadama, aga ikkagi tegevusega annab sooja ja mõnusalt, et ega sa niisama muidugi ei Tanne kanalis võib-olla ainult kas ujumas või parte toitmas, aga nüüd sai ikka tegevust ka teha mööda ikka pool Anne kanalit ühest äärest liikusime ära, koristasime ära ja veest leidsime hästi palju asju, et kõik me tegime keskkonnale ikka väga palju, võiks öelda, teene sellega, et isegi kui mõni asi jäi korjamata, kuna päris kõike ka ei saa, mul olid kummikud ju ei olnud nii pika säärega, et ega ma oleks tahtnud mingeid muid asju ka veel võtta, aga see on täpselt nagu seegi, et üks asi on usinus, teine asi on idiootsus, et noh, usin oleks võinud ära võtta, aga idiootsus on see, et kui ma oleks nüüd nii kaugele läinud, et mul oleks kummikud vett täis läinud, siis ma oleks võib-olla hoopis haigeks jäänud, nii et selle tõttu mõne asja peab ikka ära jätma ka. Et me tegime keskkonnale väga head palju ja see oli mõnus värskes õhus tegevus, et palju parem kui toas istuda, telefonis või arvutis olla ja kokkuvõttes, kui kogu see asi oli, siis väga palju erinevaid asju leidsime, väga palju ka naljakaid asju, et võtame ühe asja, saame hoopis rohkem või läheme ühte asja võtma, leiame hoopis, et tuleme tagasi hoopis 5 või 10 asjaga. Ja selle keskkonna puhul võiks öelda, et JMK-l on laul nimega Ökosüsteemi hukk. See on mitu aastat tagasi kirjutatud, aga siiamaani võiks öelda, see talgud ja kõik see näitas seda, et siiamaani see läheb ikka endiselt edasi ja et ei ole midagi muutunud, et laulu sõnum on endiselt ikkagi aktuaalne, et inimene saastab, inimene hävitab, inimene looduse hävitaja. Või see niimoodi, inimene saastab, inimene laastab, inimene looduse hävitaja. Et noh, selles mõttes ongi väga palju asju oli maas, kas siis inimesed unustavad või siis on omad linnud tõmbavad need asjad kaasa igale poole ja siis ongi pärast igal pool, nii et igal juhul mina soovitan ikkagi osaleda, et võiks ikkagi rohkem, et see on kui mitte enda pärast, siis see kõik ju, kui need asjad sinna Anne kanalisse sisse jäävad, vahet pole, mis asjad, noh näiteks üks äädika kallasin välja, et kui see oleks võib-olla vees lahti tulnud, siis see oleks võib-olla ka jälle mingid vee näitajad, kas liiga madalaks või liiga kõrgeks ajanud ja siis peab jälle veeproove võtma ja siis on Anne kanalil suvel jälle näiteks punane lipp, et seal on midagi avastatud ja seal, et Terviseamet annab teada, et seal ei saa ujuda mingil hetkel, kuna mõned näitajad on liiga suured. Et selle tõttu ongi ja vähemalt need asjad ära koristada, et siis on vähemalt risk vähem, et me saame ikkagi Anne kanalis suvel ujuda ja see ei ole saastunud. Et selle tõttu kõige selle keskkonna pärast on need tegevused vajalikud ja mina osalen hea meelega veel, kui neid tuleb ja soovitan ka teil minna. Olge terved ja hoidke keskkond, ärge visake prügi maha, vaid viige see ikka konteinerisse või prügikasti. Olge terved, näeme jälle!